Gäng on koos. Vastu läheb. Kuidagi see BMW projekt venib. Oleme jõudnud nädalavahetusse. Ma plaanisin nädala sees väga palju asju ära teha. Mõned asjad jõudsin, mitte palju. Meil on siin korralik läbu praegu, sest nagu te näete, see garaaž näeb juba peaaegu täitsa teistmoodi välja. Asju on palju vähem. Tööriista kappi ei ole. Mingid asjad, siin on BMW asju hästi palju praegu lihtsalt. Aga kuna Karel kolib välja, siis on tühjus igal pool. No jaa, selles mõttes autosid ja mingid asju on, aga kaos on natuke, jah. Kõik riiulid on sellised läbu ja tühjad ja BMW jupp on kõik täis ja siis ma pidin väikse investeeringu tegema ise ka. Ostsin uue Sooniku kapi, nüüd hakkame seda unboxima, sest muidu meil pole ühtegi tööriista, millega BMW-d remontida. Ja mõned need power toolid on ka mul siin. 1, 2, 3 ja üks on veel kuskil see. Nii et suht kuival on siin see asi. Aga mis vahepeal veel juhtus? Lähen vaatame tuppa. Ma siin nädala sees tegelesin selle sisuga siin. Oba! Enne kui kast külge saab, siis tegin selle osa ära, et seal oleks kõik nagu alt tehtud, muidu ei ole ruumi. Sander ikka otsib kohta, kus radikas sisse läheb. Vaadaks seda. Bensu ebasto. Selle paneme ka tööle Soome jaoks, pärast viskab minema. Ei, panem küll. Kirjutage kommentaarides, et Webasto peab töötama. Vaatad Michael Motorsporti särk sellas isegi. BMW pildiga. Nii, hakkame siis unboxima seda kasti. Sander saab esimese tööriista kasutada siit. Ja kohe ära mustaks teha. See on teistsugune. See komplekt on siin üleval, mis tegelikult teisel kapil oli juba teise leveli peal. See pane see alla. Sellega saab tellida varu osasid. Keegi on siit juba natuke teinud midagi. Oi. Meil on 3. saahtisse jõudnud. See on päris kõva. Siin on, ma näen kohe, et siin on ikkagi kuni T70-ni välja, teises kapis oli ainult 50-ni need. Ja samamoodi 14-60. Parem kui mul on töökapp. Ma olen sellele töökoja juhatajale ütelnud kohe, et mul oleks vaja uut kappi. Aga see kapp tuli Intercaarsist, nii et tänud Jüri Intercaarsile, eriti Sandrile, kes mulle sebis selle hea hinnaga välja. Kuidas sul läheb, Sander? Kopp ees juba. Kuidas sul läheb, Michael? Mul on jumala äge. Tal on jumala äge. Ta siin timmib asju. Ma tegin siin puhtust natuke juurde, sest meil oli siin asi liiga läbuks läinud ja see kolimise käigus ja kõige käigus oli siin terve laud oli jama täis. Nüüd koos uue kapiga on kohe viisakam ja nüüd saab hakata alles BEM-i remontima. Ärge sinna vaadake veel. Siin on kõik BMW maas. Tegelikult tuleb rattad ära viia, saab rehvid ära vahetada. Tegelikult saab siin ise ka vahetada, aga tasakaalustada ei saa. Siit tuleb natuke koristada veel. Õli ja asju on maha läinud. Ja räägime sellest pillist ka. Selle aasta teine Winterbeater. Kuna meil see aasta see Soome reisile minek on natuke keerulistes oludes, siis viimasel hetkel sai Michaelile võetud üks Beater Soomest. See on N52, 2,5 siis, 3 liitri mootor tegelikult, 160 kilovatti. Palju läbi sõitun? No, on. 2x200. Mis Saksa autorikas selle lütaks? Shrott või? No see on suht Shrott ikka. Numbri järgmine viltu. Ja Michaelil on siin oma projekt, tal on tellitud igased asjad, eks seda varsti näeb ka. Või teed oma kanali video? Ei tee, me ei viitsi. Ei tee või? Teeme sulle. No teeme mulle siis. Teeme sulle. Mul on, ma pean ta ennem arvele võtma, siis saab teda Siis saab timmida. modifitseerida. Näed, siin on juba jupid, ootavad. Amazon, Reverse Lab ja suurem pakk vist on Stansist tulemas. Just saadab uuel nädalal. Just saadab asju. Siis teeme, ma ei tea, teeme mingi... Kere on kõver. Ma ei tea, mis... Nüüd ära määrima kõik need asjad. Sest praegu juba selle 1 kraadi külmaga uksed olid nagu tihendid nii kinni. No ma ei tea, sõidab, tundub. Sina oled ainukesena selle. Mina olen sellega natuke sõitnud, ma tein selle ära lihtsalt sealt, kus treilaada viskas. Et sellega hakkame tegelema siin paari päeva jooksul uuel nädalal. Jah, uut kaupa on tulnud jälle. Tegu on siis, mis need on nüüd? Piduri suppordi adapterid, et saaks panna teise suppordi. Kuna ma üritan seda ikkagi hoida nagu enam-vähem tänavaautot, et oleks võimalikult legaalne. Ehk siis ma ei pane originaalpidurisüsteemi vahele mitte midagi. Mingid kässerid asju ühenda sinna, vaid see jääb nagu lisasüsteemina. Käigukang on eemaldatav või see kässerikang on eemaldatav. Ja siis need supportid lähevad siis siukse adapteriga sinna külge. Ja need on siis väiksemad pidurid siis käsipiduri jaoks.
et tahaks nagu sellist hübriidlahendust, et mul auto ikkagi tänaval oleks ka mõnus. ABS-id, kõik asjad töötaksid, ei ole mingit tulesid asju. Ja kui tahad rajale minna, siis lükkad ABS-i välja ja kõik toimib. Et siuke asi võiks, ma tean, et see pole päris legaalne, aga see on kõige parem, mis ma nagu välja suutsin mõelda, et see käsipidurisüsteem siis siia ühendada. Võt, aga viskame ühe selle külge ja vaatame, kus see istub sinna. Mul on juba mingi häda. Muidu see bracket istub ilusti, aga need piduri supportid, mis nagu secondariks pidi panema, need küll siia istu. Kuigi neil oli kodulehel koodid ilusti üleval. Et see tagumine ketas on ikkagi päris lai, sellel 335-l. Aga see ketus siia vahele küll ei mahu. Nii et saatsin meilid, värgid, särgid. Talvereis läheneb iga päevaga. Tegelen mingite jamadega. Kas mootori all lõpetada. Tegelikult kässeri see süsteem on vaja enne ära teha. Siis saab siit toru tervedada. Ja siis ühturiplaadid asjad ära kinnitada. Sest muidu oma käega siia tulla. Mingid asju siin keerata. See on väga, väga ebameeldiv. Downpive'id on ilusad. Head makaronid. Sa oled nii naljakas mees. Ta läks närvi mingi klambri peale, mida ta peale ei saanud. Näita fännidele, mis see turbonetsu sest said. Mina sain, kus sa panid minu turbonetsu selle kleepsa? Ära viskas. See on seal prügestis, aga ta on suht peal seal. Ma koristasin lauda, mingi kleeps või asi. Ma kogun neid. No oleks võid sahtlisse pannes. Ma vaatan nüüd, mis sa said. Sa saad raudselt E90 335 tumesinise. Ja siis sa hakkad nõustama, sest et sa oled selle ära müünud. Äkki seda Honda Accordi? Oi, see läks kuld. On nähts ka suu. Mis kurdi pervertsus sa? See on turbonet. See on kiirendusvõistlejate see dopamiin. No, küll on. Honda. Honda! Ongi või? On, jah. Cross-tour. No see on USA Accord ju. Õige. Nii. Ja küll, teeme õiget asja küll, hakkab BMW-d ehitama. Sander siin pani juba radikette, mingisugused torud ja nüüd on see Webasto küsimus, aga ma ilgelt tahaks Soome ikkagi Webastoga minna. Yes. Ja mingid torud on näha kohe, et tegelikult tuleb välja vahetada ja need mul pole ostetud. Nii et jälle esmaspäeval peab tellima ja vahetama asju hakkama. Aga äkki jahutus pole takistuseks, et korra mootor käima panna. Aga sellega lihtsalt see, et sellel autol on ka see, et õhutamiseks ju sa paned süüt sisse, hoiad pedaali põhjas 30 sekki, siis hakkab veepump ringis käima. Aga siin teeme tšiki-priki, kui saab pistikule ligi. Tere! Kitsas on. Näed siia turbo peale, võin teki saada. Aga kuskilt ei näe ja ta ei taha seal olla üldse. Ja. Keegi palju downpipe'id ette. Jah. Ja ma alguses mõtlesin, et me saame selle maas külge panna, aga ei saanud. Äkki siia tuleks siis osta mingi teine kitt või? Ma ei näe nagu lahendust. Kuigi siin see on ainult see nagu see võtab õhku, seal survet ei ole. No joo! Jooki joo! Mis möllate poisid siin ka? Juhtme rägastikku möllu. Päris mõnus. Vaata, kus asjad hakkavad ilusti paika minema. Paneme varsti võtit. Jah. Jätka, mida sa käed hoiad praegu? Enam taha juhtmeid, aga kas see oli temane või isane? Sa oled temane või isane? Täna ei tohi sugu määrata. Sa pead olema siuke... Kuule, need vist lähevad siia. Non-binary jüredi. Anna mulle namba. Neutraal juhtmed on need kõik. Kõik on neutraalid. Noh, nagu päris mootor või? Kuule, jah. Akplooma. Sander on siin igasugused tarusid, ühendusi, pärke pand. Juhtmestik sisse, see kolle, kas põhimõtteliselt mootori poole pealt on ainult paar jaotuse voolikut ja piustid ja saab käima panna? Ja piustitega, no oli ikka jah. Piustitega oleme nii kaugel, et ma valmistasin piustid ette. Siin on nüüd uued tihendid, kirjutasin need näidud üles, millega siis kodeerida aju. See siis ta oskab kogust arvutada vastavalt sellele mingile kalibratsioonile. Nii, ja siin on, esimesel on siis, tõmbas ära, võta sellest kinni. Nii, ja lõika see nüüd sinna sisse, pa määrid ka sinna auku. Vaata, kas töötab.
need peab nagu kokku suruma, need tihendid, muidu need ei lähe sinna auku. No nii. Enne me jebisin siin, aga mul olid mingid tihendid, mis olid nii kõvad ja rasked, et... Tahaks midagi hüpata. See juba läheb paremini, ma juba näen. Me võib-olla täna jõuame nii kaugele, et äkki saame käivitada autot. Sest tegelikult aja hädas täielikult juba igat pidi. Varsti on vaja juba põhjasooma minna ja enne on vaja katsutada ka natuke. No eesmärk on pühapäeval peame olema Kehalas. Pühapäeval Kehalas. Paneme driftirehvid alla. Täna on see päev, millal paneme selle BMW käima mööda. Varaosast on jõudnud jälle väline termostaat siis käiguhästile, kuna põhjasoova minnes muidu sellise radikaga, nagu siin üleval on, läheks see pill, ma ei tea, see kast lendaks õhku suht ruttu. Ja nüüd ongi, kõik on koos mootori poolelt, nüüd on käigukast alla ja käigukasti radikas vaja teha ja siis kõik vedelikud igalt poolt sisse ja noh, nipet-näpet siis sumpsi tuleb alla panna, et siis saab need kinni keerata. Ja kardan. Käigust aju paneme ajutiselt praegu, seda hakkan homme paigaldama õigesse kohta. Aga täna saab panna nii, et selle saab käima panna. Ja siis homme hakkame, Silver tuleb homme külla, hakkame tegema õiget shifterid asju. Tere hommikust! Tore. Viimane suur detail. Läheb paika, loodame. Käiguvast on all. Nüüd timmime seda radikat siin ees. Ja kuna Soome minek on, siis on vaja termostat ka vahele panna. Ja siuke lahendus on meil siin praegu. Ehk siis kui käiguvasti õli on alla 90 kraadi, siis ta radikasse ei lähe. Siis ta teeb siit tiiru. Ja nende voolikute tegemine on siuke mõnus töö. Süstlame ees. Miks see õli nii pruun välja, nagu vana õli oleks? 8 AP Fluid, Professional, põhimõtteliselt kast on paigas, kardaan on peaaegu paigas, oleme kuhugi kardaani poldid ära kaotanud, nüüd mis siia lähevad, Sander paneb juba õlisid sisse ja ega pikalt ei ole enam, äkki saame varsti teha midagi, vaatame, kas ta võtab starterit. Kastis on vedelik, nii palju kui sai esimene tiir, käima läheb, siis tuleb uuesti panna, sest siis läheb ta igale pool laiali. Käi ees peab panema. Käi ees, jah. Et õige käigukasti level pannaksegi, kui mootor käib. Tere, sooviks kiiret update'i. Auto ei oska käivitada ennast, kuna ta ei saa aru, mis kast teeb, aga meil ei ole kasti juhtmistikku peal. Viskab peale selle. Aku veits tühja või? No nii, uus aku sai külge. See oli mingi nii hea aku või? See aku oli täitsa kellu ikka. Tahan õli suret näha. Vaid starti ka või? Õlivõttur panid üldse? Muidik panin. No nüüd paneme piustid peale, sest me peame käima sul panema, muidu booster saab tööks. Tavai, ka peal. Pane süüda välja. 2 paari tuli meil seda. Kus lekib? Kes see lekib? Susiseb. No, Oota. tõe hetk või, viimane pihusti pistik läheb taha, ülisurve on käes. No pane käima. Ma lähen kaugele igaks. Vaata. Nüüd. Esimene löke on tuvastatud radikaga juurest vist alt. Peal pingutada lihtsalt aina. Aitäh, Sander, auto käib. Ja ei lennanud kõhku esimese käivitusel. Jah, see Hiina radika üks tuts on, või see AN on katki.
Ma lihtsalt kommenteerijatele mainin, et mina ei teinud seda, nii et ei saa mind süüdistada jälle kord. Põhimõtteliselt aku on tühi praegu ja booster seega tühjaks ja me saime ta käima ära. Homme ma fiksin selle ära ja siis panen ta veel rahulikult käima, üritan soojaks ajada ja siis tuleb käigukasti veel täita. Aga praegu meil käigukasti juhtmestik siis jookseb siit naljakalt. Et siit läheb tuppa meil. Aga homme tuleb Silver ja siis hakkame mõtlema, kust me veame seda ja kuidas, mida me teeme. Piustid ära kodeerida ja vaadata, kas mingid veakood on, äkki mõni andur paneb paska ja põhimõtteliselt on kõik. Ja homme saab rattad alla panna, autot saab liigutada juba. Ja siis on vaja pühapäeval ketsi tegema minna, kui kõik on seadistatud. Ja täna on alles neljapäev 2 tunni pärast. Nii et jah, ja siis hakkame Michaeli roima tegema. Ja see vaatab sealt nukralt. Palun võtke mind kauda stukile. Michael peab nüüd 2 päevaga seal arvele saama, et me saaksime illegaalseid moode panna nagu karbonpeegelkatteid ja asjad. Muidu ta ei saa ülevaatust. Karbonpeegelkatte jõuab täpselt ennem jõulu. Näed, mul on. Davai, lõpetame tänaseks. Ma koristan veetsin ja siis on kõik. Miks see auto ikka veel seal on? Me kõrvaldame viimased õlilekkeid ja Silver on ka juba autos. Timmi pajuga. Mingid AN-id lekkisid siin. Ja ma ajasin terve õli maha ja Sandrile peale. Liiriga pükse pesta on ka suht meelas. Viimased õlilekked on peaaegu kõrvaldatud, aga nüüd on Silver kohal. Tere! Mul on see äge see shifter, keypad. Ma tellisin kauemata liiga suure, sellest on nagu väike versioon ka ja mina ei saanud pildi pealt aru. Nüüd mul on selline jurakas seal. Ja see on esimese asi, mida me süvendama hakkame sinna. Praegu me panime käima selle, mul on see F20 BMW selle shifteriga. Ja nüüd me tahame seda känni sinna panna ja siis hakkame ühendama seda musta shifterit, millega siis saab manuaalmoodis sõita. Ja Silver juba, plaan on olemas, juba teeb juhtmeid. Nii et vaatame, kas me saame täna siit D-peale, drive'i peale panna selle puldiga või selle keypadiga. Elektriku töö. Elektrik. Ja hakkame detaile lõhkuma. Elektrik käis külas või? Elektrik käiski külas. Ütles siin teha juhtmed ära sellele shifterile ja sidurile. Ja nüüd meie asi on siis paigaldada see kitsi ära, kuidagi see aju ja juhtmestik kõik. Siis saab minna proovima. Siis tuleb esimene test. Ehk siis täna on see päev, millal see auto võib-olla teeb siis esimese ringi ümber meie selle maja siin. Tõmbasid lõõtsa välja. BMW esimene õlivahetus. BMW on käinud heal juhul 15 minutit vast. Aga siin on ikkagi natuke asju. Loodame, et need on eelmisest nagu nii-öelda sellest saale või mis iganes puru siin on. Sellest hetkest, et nüüd me pesime lihtsalt puhtaks selle esimese õliga. Ja uus filter sees. Teeme sellele ka, ma arvan, mingi 50 kildi pärast väikse kontrolli. Ja palju õli läheb siia. 5 liitrit Havolaini, on teisega avama kahjuks. Havolaini õli on meil sponsor korras Lubtekist, minge vaadake lubtek.ee, saate ka endale head ja paremat. Isegi driftiautodes käib see õli, ui. Ta on salvaka. Kohe näha, et ei ole õige mekaanikne. Esimene õli sai jah, siuke odav õli pandud, seda ma isegi ei näita teile, mis odav õli see oli. Aga nüüd läheb hea. Havolain, Texaco. Sellega läheme Soome. Ja panin 5 või 40, sest igaks juhuks nagu mingid 10 või 60 Soome ei ole mõtet panna. -35-ga autot käivitades, ma arvan... No eelmine aasta veel oli. Lihtsalt jäätiki. Nagu tislasi panime käima. Teeb seda häält, mis see hääl on see kuradi vimimi. Cold start saab Soomest ja. Nii, 5 läks sisse. Mis vahepeal teinud oled? Täna panin näiteks tange ette. Mis ma veel tegin täna? Weisswäbi panin. Kogu Weisswäb on alla visatud. Endale auto ei sõidagi veel ja pole proovinudki veel kasti.
tõstsin nimelt meelega nina kõrgeks, et interkuuler on ees suht madalal, et ma Soomest kuhugi kännu taha ära sõidaks seda, sest siis on jama kaelas. Mis veel teha jäänud on? Mootorruumis natuke siin korda luua, mõned plastikud panna tagasi, siis on salongis turbolamik vaja õigesse kohta kinnitada, juhtmed vedada. Mis veel? Kempi, differ lukku, sidur ka. Pedaalid on ära vahetada, see sidur ja anduri siis panna. No juhtmestiku tegin valmis sellel juba, et siis saaks klatškikki teha või kässerit tõmmata. Julm, palju meil aega on Soome reisile veel? Täna on meil 21 või 26 lähme ära ja see auto pole ikkagi sõitnud veel ühtegi meetrit. Aga käigu oleme sisse saanud selle turbolamikuga, nii et kallame viimase tilgaõli veel sisse ja siis ajamegi tõstuki pealt maha ja hakkame juhtmeid tegema. Siis saab Michaeli ilus E90 siia tõstukile, aga tuuninud. Mille näita, mis teinud oled? Ei taha näidata? Ma ei tea. Uued väljad on all. Martin näitas Wisewabi alla panna. Siin on samamoodi närokit all, mis tuli... Aga selle autoga juhtuski nii, et see on liiga madal ja mina tõstsin enda liiga palju nüüd võib-olla. Aga kuna originaal vedrustus on, siis on see amordi padrunist tõstad põhimõtteliselt. Jah, mul läheb... Ühesõnaga autol on vaja vahetada veel need tugilaagrid ära ja siis natukene tõstan, sest et muidu ei saa Soomes hüpet lasta sellega. Uus tange. Yes, värvitud stange. Ma ei tea, miks seda vaja oli, aga ma sain tutikas stange 40 euroga, nii et... Näita, mis su tänane põhitöö oli? See projekt on 2 päeva kestnud. Eile ma andsin alla, ma läks minema, ma ei viitsid rohkem. Täna läks 5 tundi umbes või? Yes. Shifter on mingi ägedal. Ja Androidi maki on sisse pannud. Ja kässari. Ja kohe varsti tuleb sportrool. Ehk siis mul on rohkem basicum talvekas. Ma ei viitsi endale mingit 3. driftiautot ehitada, ehk siis mul on siuke, ütleme nii, et tavaline Piiter, jah. Natukene võib-olla on mingid asju, Wisewabi tavaliselt Piiterile ei pane alla, aga see, kuna närokit on nii hea hinnaga saadaval. Ja sul oli see olemas. Ja mul oli see olemas esimese seeria pealt, siis why not? Teeb natuke ägedamus ka. Aga minu auto on ehitatud ikkagi suunitusega tegelikult, et saaks suvel ka sõita. Et lähed lambist kehalasse ja lased mõned ilusad. See on vilmid lage. Ei, mul professionaalne käsi on. No võt, varsti näete, paneme käima ja liigutame autot siin natuke ja siis kuulete ka esimesed ilusad hääled ära. Kas ma üldse seda rääkisin teile, et esimene käivitus läks täiesti aia taha ju? Stop! Sellepärast ma tegin ka õlivahetus, et üks pihusti nendest ostetud uutest Index 12 pihustidest lihtsalt valas sinna silindrisse bensiini. Sellepärast ta käis nagu ma ei tea mis asi ja põhimõtteliselt selle hindele üldse ei töötanud. Suupsist tuli kütust välja ja ma ei saanud aru alguses, mis viga on, aga kui küünlad maha võtsin, siis sain aru, et seal on uputus ja see põhimõtteliselt õli oli ka juba kütust täis ja nüüd saigi põhimõtteliselt kohe ära vahetatud ja nüüd saab esimesed ringid teha lõpuks. Jah, lähme varastame Ralfi Supra pealt turbolamiku data ja siis... Ma seda turbolamikut ei oska veel nii hästi konfida, aga Ralfil on Supra peal ka see pandud. Seal on spetsialist konfinud, ma tõmban tema selle softi alla. Ma saan võrrelda asju, mida seal teha võiks. Jah, ma kirjutasin Ralfile ka, küsisin, kus juhtmed on, aga tal pidid olema salongis kõik olemas, nii et saame... Aga ennem on vaja see rollima panna, paneme õli ka natukene veel juurde. Yes. Ja siis tuleb korra käima lasta tal ja siis vaatame, kas saab sõita sellega musta peale. Tere! Mõtlesin üldse, et tule vaata mu mounti. Ma mõtlesin, näitan teile ka. Turbolamik. Ilusti kummibokside peal. Nüüd on vaja juhtmed ilusti ära vedada ja siis hakkame sõitma. Projekt hakkab jõudma kuhugi lõpuks. Soome ootab meid. Toimetame. Joulupukki. Ma vahepeal tegelesin Hiina juppidega. Ma panin endale steering wheel'i, ehk siis eemaldasin originaalrooli ja panin sellise junni endale siia. Ma ei ole akuklemmi veel peale pand. Nii et, ma ei tea, eks siis vaatab, võib-olla saab pulli. Panen klemmi peale, kõik päägid äkki lendavad lahti üldse.
ma olen siin üldse istmeid vahepeal pannud ja asju peale, seda ma polegi akuklemmi peale pannud, nii et appi! No nii. Ma kasutan veel seda F20 shifterit. Meil on mingi pühapäeva õhtu, ma ei tea, ma ei julgenud Martinile kella öelda, aga suht palju on. Aga... Õnneks järgmine päev me oleme Soomes. Koodimees. Kus ChatGPT-ga Kaigu hästi tuunida? Üritame shifterit tööle saada. See ei lenki ära, see on mul siin. Miks on 492 sükst asjad? Et turvavööd ette lükkab, aga ei lükka kunagi. Nii. Mis ma teen? Connect Start Data Acquisition. Käes on Soome reisi eelne viimane õhtu. Siin on paar väga kiiret päeva olnud. Mootoriga on kõik hästi. 500 kilomeetrit olen ära sõitnud. Käisin maal, Põlvas, väiksel jõulupeol. Salong on koos. Paigaldan siin LED-barri veel. Ja mingid final check-upid. Väike emergency kit. Ja siis on minek. Hommikul kell 7. Nii et see video lõpp natuke jäi siuke puudulik, aga turbolammiku tööd näete siis juba järgmises episoodis, mis on Soome reis ja vaatame, kas need autod teevad selle ellu ja kas tuleb köiega rongi peale tõmmata või mitte. Nii et suur tänu teile kõigile vaatamast. Olge tublid, pange like, subscribe, näeme järgmine kord.